Aga tervist, head inimesed, head kuulajad siin ja sealpool helesinist ekraani. Olen siis Marju Kõjupuu, kes töötab vanemteadurina, kaasprofessorina Maastiku- ja Kultuurikeskuses. Aga lisaks sellele olen juba päris pikka aega, ja see number on kahekohaline, seotud ka looduslike pühapaikade eksperdinõukoguga, mis on siis moodustatud Muinsuskaitseameti juurde ja mida mul on olnud viimased aastad ka nii-öelda au juhtida. Nüüd loodusteaduste juurest läheme kultuuri ja looduse suhete juurde ja ehitasin oma ettekande üles selles võtmes, et vaadata metsadiskursust Euroopas ja maailmas laiemalt, alustades 20. sajandist ja sidudes sinna ka lisaks muusikale, mis meie tänase päeva alguseks kõlas ka läbi kaunite kunstide, mistõttu võib-olla see vaatekoht on emotsionaalsem paiguti, aga ka tundlikum looduse mõistmise ja loodusest arusaamise kontekstis. See on triviaalne väita, et inimkonna suhe metsaga on püsinud läbi sajandite, et mets peegeldub nii kunsti kui kirjandusteostes, aga samuti ka arvukates humanitaarteaduslikes uurimustes. Saame öelda seda, et romantismi ajastul kunstnikud, kirjanikud, heliloojad nägid metsa pigem pelgupaigana, rahuallikana, juba toona üha meeletumaks muutuvas maailmas. Ja mida lähemal meie ajale, siis ülendati see esteetika ja ka üleva suursuguse puhtaimaks vormiks. 20. sajandi kunstis tõdeme, et metsateema muutub üha enam poliitiliseks avalduseks, lähtuvalt ohjeldamatu keskkonnaseisundi, olles suunatud ohjeldamatu keskkonnaseisundi halvenemise vastu. Ja saame tunnistada, et see põhiidee on püsinud tänapäevani, kuigi 21. sajandil on erinevad vormid ja vahendid muutunud, nad on oluliselt teistsugusemad kui aastakümneid tagasi. Ja tõdeme, et romantismi ajastu ideed näha metsa taaskord mõtiskluse, rahu ja lõõgastuse kohana on 21. sajandil olulisemad kui kunagi varem. Siin näide Leedu kunstniku tööst, kuidas nähakse metsa ja vanametsa puutumatut looduskeskkonda. Me nimetame 21. sajandit sageli kultuuripärandi sajandiks. Oleme senisest rohkem hakanud pöörama tähelepanu ja väärtustama ja mõtestama vaimset ja esemelist kultuuripärandit, keskkonda ja maastikupärandit selle sees. Tõdeme, et enamik kultuurisüsteeme on metsakeskkonnaga tihedalt seotud, olenemata sellest, kas inimesed elavad metsas või metsaserval, sealhulgas ka linnaelanikud ja kultuuri uurivad teadlased. Juhin tähelepanu sellelegi, et uurimusi linnametsades Eestis väga ei kohta, kuigi kui vaatame vanu fotosid nõukogude ajast, kaugemast minevikust, tõdeme, et metsad või linnad olid väga palju rohelisemad, kui nad on praegu. Me ei ole Eestis jõudnud veel ehk selleni, et mõista, kuidas linnametsade kui eraldiseisvate kultuuriliste ja sotsiaalsete nähtuste parem mõistmine aitab tugevdada sünergiat nii linnade ja metsade kui ka linnaühiskonna ja looduse vahel. Samal ajal elame kriiside ja rohepöörde ajastul, mis seab kogu inimkonnale uusi väljakutseid. Teadlastelt aga nõuab teadusdistsipliinide vaheliste barjääride ületamist ja erialast koostööd. Meil on tekkinud vajadus mõista pöördelisi sündmusi, selgitada, mõtestada kõike seda, mis on ühiskonnas ja ühiskonnale hädavajalik, sest seda kaudu ühiskond uueneb, selgineb arusaamine
iseendast, loodusest ja maailmas toimuvast. Me teame seda, on väga palju uurimusi, mis kinnitavad, et inimeste vaimne tervis on tihedalt seotud kultuurilise terviklikkuse ideega. Inimesed elavad ja surevad kindlas kultuurilises ja ökoloogilises kontekstis ning ammutavad oma elule tähenduse, mis on inimese heaolu ja seega ka tervise keskne komponent. Just nimelt nendest kontekstidest, see siis puudutab kultuurilist ja ökoloogilist konteksti. Kui sellised kontekstid muutuvad, olgu selleks kiirenenud metsade hävitamine või kokkupuude võõraste kultuuride või muude jõududega, kipuvad inimesed kannatama kahjulike emotsionaalsete ja stressiga seotud füüsiliste mõjude all. Võiksime küsida, mis on muutunud. Üks pilt on lähiminevikust, teine on dokument aastast 1931, kus Simuna Haridusselts annab oma koosolekul teada, et siis kohaliku kartuliühisuse piirituse vabriku vaheline männik saaks võetud muinsuskaitse alla. Nimetatud metsaüksus kuulub riigile ja on ainukene, mis asub aleviku läheduses ja kõlbab jalutuskohaks. Männiku maharaiumisega ei hävineks mitte ainult jalutuskoht, vaid kaoks ühtlasi Simuna looduslik ilu ja alevik jääks keset lagedat välja päälegi ühest külast piiratud sooga. Mitte midagi ei ole muutunud, eks ole. Tõdeme korduvalt, et metsi on peetud väärtuslikuks väga erinevatel põhjustel. Ehitusmaterjalide, toitumise, ravimite, fossiilkütustel põhineva energiaallikana ning ka võimu ja riikide võimu sümbolina impeeriumide loomiseks. Metsadel on väärtus religioonis ja mütoloogias ning inimeste suhted puudega on pikka aega olnud seotud vaimsete traditsioonidega. Metsadesse on pandud elama müütilisi häid ja halbu olendeid, mis omakorda on loonud kuvandi metsadest nii ühelt poolt kui süütutest, aga teisalt ka ohtlikest keskkondadest. Seega võime kokkuvõtvalt väita, et mets võib olla meie võti ühiskonna identiteedi, maailmavaate ja uskumuste mõistmisteks. Ning et me peame arvestama metsade mitmetähendusliku olemusega, sest neid kujundavad nii loodus kui ka inimene. Euroopas on võetud välja, või ütleme inglise keeles on see raamaturiiul väga pikk, et lugeda kaasaegseid erinevaid käsitlusi metsast, metsa seotusest inimühiskonnaga, kultuuriga, metsade mõistmiseks. Need on vähe tõlgitud eesti keelde, praktiliselt ei olegi. Ja näiteks seesama Trees, Woods and Forest, Social and Cultural History, professor Charles Watkinsi töö, näitab, et mure metsade kadumise pärast kogu Euroopas pole alusetu. Seda muidugi ajal, mil troopilisi metsi jätkuvalt raiutakse ja ta analüüsib oma raamatus erinevaid väärtusi ja tähendusi, mida erinevad ühiskonnad on puudele omistanud. Selles raamatus pakub ta kokkuvõtteks põhjaliku ja interdistsiplinaarse ülevaate inimkonna suhtlusest selle kuritarvitatud, kuid ka väärtusliku ressursiga. Mida me saame teha? Erinevad uurijad väidavad, et peaksime esitama puuduvad andmed ühiskondliku teadlikkuse, teadmiste ja metsade mõistmise kohta, mis hõlmavad kultuurilisi dimensioone. Samamoodi peame säästva metsanduse arutelus arvestama metsade ja inimeste kultuurilise ja vaimse seosega. Sellised uuringud võivad fenomenoloogilise vaatenurga kaudu anda rohkem teadmisi inimese ja looduse seoste kohta, mis selgitavad sotsiaalset teadlikkust metsas viibimise sisemistest ja välistest kogemustest. Nagu siin eelkõnelejad on juba väitnud, on metsad koduks elusloodusele ka väljaspool ametlikke kaitsealasid. Seega mängivad nad olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Metsa hävitamine mõjutab negatiivset kultuuriga seotud aspekte, mis omakorda toob kaasa vaimse tervise probleeme kui ka metsaga seotud teadmiste ja süsteemide kadu.
Mõjud on veel tõenäolisemad, kui metsakadu on planeerimata, kontrollimatu või algatatud väljastpoolt. See tekitab kohalike seas jõuetuse, alaväärsustunde ja samuti võib öelda, et lootusetuse tundeid. Selle näiteks on üks väga palju tähelepanu äratanud reklaamtoode, kus avaldatakse kaastunnet kõikidele liikidele, keda meie metsast enam leida ei ole võimalik leida. Aga samuti näiteks Geopeituse kodulehelt leitavad fotod, mis osundavad meie tervisehädadele pärast raielanke või näiteks minu kitsama uurimisvaldkonnaga seotud teemadele. Siin on nüüd näide, kuidas jäeti alles kaitsealused ristipuud. Puud on ju alles. Või järgmine pilt, aga ma ei näinud. Ja nii ongi, et kui meie metsade majandamine ja selle õigustamine põhineb, ka teataval, avalikkusega manipuleerimisel, siis sama meetod toimib ka vastumõjuna. Ja looduslike pühapaikade eksperdinõukogus olen korduvalt tõdenud, kuidas inimesed selleks, et säilitada oma keskkonda, oma looduskeskkonda samamoodi, nagu see 1930-ndatest pärit dokument kinnitab, siis pöördutakse ja küsitakse, et kas tõesti ei ole meie kandis ühtegi looduslikku pühapaika, kas ei ole ühtegi pärimusteadet, mis õigustaks selle paiga kaitse alla võtmist, sest nagu me teame, igale mõjule alati hakkab tööle vastasmõju. Ja et sellisel puhul me ei saa alati rääkida konstruktiivsest dialoogist erinevate osapoolte ja huvigruppide vahel. Ja võiksingi lõpetuseks öelda, et peaksime küsima, kas metsapuu on mis või kes. Kui ta on mis, siis ta tõenäoliselt on ressurss. Kui ta on kes, on metsapuu elusolend. Olen kunagi kirjutanud, et metsa kui loodusressursi puhul tekib paratamatult nii-öelda tädi Maalil või onu Osvaldil, ükskõik, kas ta siis lohistab parasjagu enda järel kasetohust märssi, kallistab kuuske või klõbistab arvutiklahve, et see ei ole oluline. Õigustatud küsimus. Kui mets kuulub Eesti riigile, siis kellele see tegelikult kuulub? Kas neil inimestel on ka reaalselt sõnaõigust, kes Leelo Tungla tekstile tuginedes paluvad, las jääda ükski mets lindude jaoks alles? Kas nende inimestega on metsade majandajatel võimalik konstruktiivne dialoog ja mõistlikud kompromissid, kes küll pole metsamajanduse asjatundjad, kuid näevad metsas elurikkust ja kultuurilisi väärtusi? Ja need väärtused ei seisne ainult nii-öelda kultuuristatud loodusmaastikul, kus kulgevad matkaradadel turvalised laudteed ja vaatetornid kõrguvad üle rabade vaikuse. Fred Jüssi on kirjutanud, ühe maa või rahva kultuuritaseme üle võib väga palju otsustada selle järgi, kuivõrd ta hoolib oma loodusväärtustest. Palju ta neile tähelepanu pöörab, kui uuritud ja tuntud need on, ma mõtlen loodusväärtusi üldse, ja kui hoitud nad on. See on puhtalt kultuuri küsimus. 2009. aasta hommikul sain ma kõne oma telefonile. Marju, mets on läinud. Ma ei ole väga poeetiliselt väljenduv inimene, aga siis ma panin kirja sellised read, mida ma teiega jagaksin. Mets on läinud päriselt, päriseks. Ehk tuleb ta siia kunagi tagasi, kuigi meie silmad seda enam ei näe. Ei öelnud ta isegi Jumalaga, käe andmisest kõnelemata, ühel udusel hommikul teda lihtsalt polnud. Ega vägisi viijate vastu saa, kurtsid kännud. Ei saanud meiegi noil ammustel aegadel, kui veel mets oli kõrge ja ilm kuri. Neil päevil minu hea kolleeg Liis Keerberg
tuhlas natukene meie raamatuvaramus ja leidis 1984. aasta pikk Reisi Kaanemat, siin talle väga suur tänu, mul läheb seda homme tarvis. Ja täpselt nii ma tegin, et me peaksime mõtlema, kui 20. sajandi alguses öeldi, et me peaksime saama suureks vaimult. Järsku peaksime seda mõtet kordama ja loodusressursside kasutamisel tulema välja sellest, mis iseloomustas seda aega, kui Nõukogude ühiskond oli juba kokkukukkumise äärel, mis sünnitas meie fosforiidisõjad, tugeva looduskaitse liikumise ja kõik muu, mis sellele kaasnes. Nii et tänan tähelepanu eest ja teeme heas mõttes koostööd erinevate huvigruppide vahel, kes puutuvad moel või teisel kokku meie loodusvarade kasutamisel ja majandamisel. Aitäh!